Ukraina viis sel ööl 12. augustil läbi ainulaadse sõjalise operatsiooni, kasutades rakette Neptun ja Poljanõtja, mille tulemusena kuulutati Novorossijskis välja eriolukord. Linnas kadus vesi ja elekter, kuid kõige tähtsam on see, et korraga peatusid 2 teraviljaterminali, sõjaväebaas põleb ja Mustal merel tunnistati Venemaa laevadele täielik blokaad. Ja just selle taustal ilmuvad uudised, et juba 31. juulil helistas USA asepresident J.D. Vance isiklikult Volodõmõr Zelenskile ja palus tal peatada rünnakud tankerite vastu Novorossijski lähedal. Sõda on sõda, aga Novorossijski sadamad on puhas häri. Zelenski justkui nõustub ja Ukraina lõpetab rünnakud kaubalaevade vastu, mis ei kuulu venelastele. Aga möödub 2 nädalat. Ja 12. augusti öösel tabab sama Novorossijskit nii tugev löök, et linnapea kehtestab eriolukorra, linn jääb veeta ja 2 suurimat teraviljaterminali lihtsalt seiskuvad. Kokkusattumus? Mitte päris. Ja nüüd selgitame miks. Samuti arutame Venemaa jaoks Musta mere tegeliku blokaadi küsimust. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Liigume 300 000 tellijani. Seetõttu olen tänulik iga teie tellimuse eest. See on väga oluline. Leidke palun sekund aega ja me jätkame. Tagajärjed. Sõjalised erioperatsioonid. Kustutavad tulevahju. Kogu linn on suitsu täis. Aisseb Džübedalt. Teraviljaterminalid on pihta saanud ja põlevad. Miks? See töötas minu jaoks. Õudne. Lühidalt, mind ei lastud tööle. Kõides sellest tuleb ilmselt ringiga minna, võib-olla sadama kaudu või ma ei tea, mille kaudu veel. Alustame siis Ukraina kaitsejõudude operatsioonist. President Zelenski teatas täna, tsiteerin, täna öösel viisid meie Ukraina kaitsejõud läbi ainulaadse operatsiooni Novorossijski mereväebaasi tabamiseks. Venemaa laevastiku viimases peamises tugipunktis Mustal merel rohkem kui 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Presidendi sõnul andsid sihtmärkidele löögi reaktiivdrooni Poljanõtja, raketid Neptun ja Moskva. Mehitamata meresüsteemid, kinnitatud on tabamused õhutõrjepositsioonidele, kaiadele ja meresadama infrastruktuurile. Ja edasi tsitaat, mis seletab kogu toimuva loogikat. Okupatsioonilaevastik ja kogu seda toetav infrastruktuur ei ole turvalised seni, kuni Vene agressioon jätkub. Muide, Novorossijski kaudu läbib kuni 1/3 kogu Venemaa ekspordist, ehk siis sihtmärk on valitud ilmselgelt mitte juhuslikult. Lühidalt mainin, millega täpselt Ukraina kaitsejõud lõid. Neptun rakett on Ukraina tiibrakett, algselt välja töötatud kui laevatõrjerakett, kuid alates 2023 aastast on sellel olemas modifikatsioon maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Põhiversiooni laskekaugus on 300 kilomeetrit, kuid juba 2023 aastal rääkisid Ukraina allikad versioonist, mille laskekaugus ulatub kuni 700 kilomeetrini. Ja 2025 aasta märtsis teatas Volodõmõr Zelenski isiklikult veel ühest modifikatsioonist. Pikast Neptunist, mille deklareeritud laskekaugus on koguni kuni 1000 kilomeetrit ja lahingoosa kaalub 260 kilogrammi. Ja just selle raketiga löödi
2024 aasta mais esimest korda kogu täiemahulise sõja jooksul Venemaa enda territooriumi pihta just raketiga. Apoljana on üldse eraldi teema. See on selline raketi ja drooni hübriid, kuid eksperdid rõhutavad, et õigem oleks seda nimetada reaktiivdrooniks. Sest raketimootori asemel on seal turboreaktiivmootor ehk sisuliselt on see väike reaktiivlennuk ilma piloodita. Deklareeritud lennukaugus on kuni 750 kilomeetrit, kiirus kuni 900 kilomeetrit tunnis, lahingu ossa kuni 100 kilogrammi. Ja nüüd kinnitasid NASA satelliidid lööke Novorossiyskile ja registreerisid soojusanomaaliad mitmes linnapunktis korraga. Soojusallikad asuvad teraviljaterminali ja Neptuuni juures. Mere väebaasis, mis on iseloomulik, asuvad otse naftaterminali Šehšešharis Transnefti kõrval. Et oleks selge, soojusanomaaliad on ulatuslikud tulekahjud Ukraina raketilöökidest, mida on näha isegi kosmosest. Ja nüüd on juba ametlikult teada, mis Novorossiyskis juhtus. Linnapea Andrei Kravtšenko, huvitava Ukraina perekonna nimega, kuulutas kogu Novorossiyskis välja eriolukorra. Tema andmetel kahjustasid droonid 21 elumaja ja 4 ettevõtet. Rünnak rebis katki 2 põhiveetrassi ja linn, kus elab üle 260 000 inimese, jäi täiesti ilma veeta, kusjuures isegi soe vesi lülitati välja, et mitte seadmeid rikkuda, nagu nad seda selgitasid. Lubati sisse lülitada siis, kui tekib tehniline võimalus seadmed tööle panna, ehk siis ilma konkreetsete tähtaegadeta. Samal ajal said pihta ka naabrid. Krasnodari Krai administraator Kondratjev teatas, et droonid lendasid samal ööl Kelenžiki ja Anapasse. Seal sai vigastada 4 inimest, Kelenžikis kuulutati välja kohalik eriolukord. Nii et see polnud ühe baasi vastu suunatud täppisoperatsioon, vaid ulatuslik öine löök mitmesse kohta korraga. Ja nüüd kõige huvitavam osa. See on majanduslik mõju, mis ulatub palju kaugemale kui selle ühe sõjaväebaasi piiridest, mida täna öösel rünnati. 2/3 Venemaa suurimast teraviljasadamast on NCT, mille võimsus on 8,5 miljonit tonni aastas, ja NKHP, mille võimsus on veidi üle 7 miljoni tonni, pluss laod mahutavusega 300 000 tonni, lihtsalt peatasid oma töö. Ja kokku moodustavad need 2 terminali 1/3 kogu Venemaa teravilja ekspordist. Ja need sadamad on täna pärast rünnakut lihtsalt seisma jäänud. Ja see lisandub juba olemasolevale katastroofile. Azovi mere teraviljasadamad seiskusid juba juulis, pärast seda, kui Ukraina relvajõud tabasid üle 100 laeva ja Venemaa võimud ise piirasid liikumist läbi Kertši väina. Tulemuseks kukkus teravilja eksport juulis viimase 10 madalaimale tasemele. Augustiks prognoosivad analüütikud ekspordi tavapärasest 2–2,5 korda madalamaks. Ja kui Ukraina relvajõud blokeerivad täielikult Musta ja Azovi mere, Venemaa kaotab peaaegu 80% teravilja ekspordist. See on 35 miljonit tonni aastas. Ja kui juba majandusest rääkida, siis paralleelselt sadamatega jätkab Venemaal kokkuvarisemist ka nafta töötlemine. Orski naftatöötlemistehas Orenburgi oblastis peatas töötlemise 11. augustil pärast droonirünnakut ja see on juba 4. Ja see on juba 4. Venemaa naftatöötlemistehas, mis on ainult augustis seisma jäänud. Kordan, 12 päeva ja juba 4. tehas on täielikult peatunud. Enne seda 10. augustil peatus Siburi Zapsibneftihim. See on kogu riigi suurim naftakeemiakompleks. 5. augustil peatus Saratovi naftatöötlemistehas Rosneftilt. 3. augustil Volgogradi naftatöötlemistehas Lukoililt, mis üldse tagab peaaegu 5% kogu Venemaa naftatöötlemisest. Orenburgi oblasti kuberner. Ja pärast lööki Orski naftatöötlemistehasele kehtestas kuberner juba piirangud kütuse väljastamisele inimestele ja ettevõtetele kõigis tanklates. Ja nüüd lähme tagasi selle juurde, millest te üldse alustasite. USA asepresidendi J.J. Junsi kõne juurde, sest just siin peitub selle saate peamine detail. 31. juulil helistas USA asepresident isiklikult Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile palvega lõpetada Ukraina relvajõudude rünnakud tankeritele Novorossiyski akvatooriumis. Selles kirjutas Financial Times viidates Ukraina ja USA ametnikele.
Washington oli mures, sest need rünnakud destabiliseerivad veelgi naftaturgu, mis niigi on pinges, kuna Iraan on sulgenud Hormuzi väina. Lisaks on Kaspia torujuhtme konsortsiumi aktsionäride seas, mille lõpp-punkt asub just Novorossijskis, Ameerika Chevron ja ExxonMobil, kellele kuulub vastavalt 50% ja 25% Kasahstani hiiglaslikust Tengizi naftaväljast. Sealt liigub nafta edasi KTK kaudu Novorossijskisse, kus see terminalides tankeritele laaditakse. Ja tundub, et Zelenski andis tõesti käsu kampaania peatada just pärast seda kõnet. Miks nii? Sest pärast 31. juulit ei ole Ukraina kaitsejõud kordagi rünnanud laevu KTK terminali läheduses. Kokkulepe oli selline, mitte rünnata KTK infrastruktuuri ega mitte Vene laevu, kui need on Ukraina sanktsioonide all ja ei vea Vene naftat. Samal ajal juulis enne J.J. Vance'i kõnet tabati 8 Kaspia torujuhtme konsortsiumiga seotud tankerit. Sealhulgas ExxonMobili poolt prahitud tankeri ja pärast seda juulis laadis terminal üldse vaid 1,3 miljonit barrelit päevas. See tähendab 600 000 barrelit vähem kui näiteks mais. Niisiis formaalselt tänane löök Novorossijskile ei ole vastuolus J.J. Vance'ile antud lubadusega. Ukraina lõi mitte tankerite, vaid mereväebaasi pihta. Viljaterminalide ja sadama infrastruktuuri pihta, aga see on üldse eraldi lugu. Kaspia torujuhtme konsortsium töötab edasi ja Kasahstan kaupleb rahulikult naftaga. Aga vaadake, kuidas see kõrvaltvaatajale paistab. Zelenski lubas ameeriklastele, et ta ei puutu just Novorossijski naftalogistikat. Ja sõna otseses mõttes 2 nädala pärast tabab samas linnas üks kõige võimsamaid lööke, lihtsalt teistele sihtmärkidele samas linnas. Ehk siis lubadust justkui täideti sõna-sõnalt, aga tegelikult põled Novorossijsk ikkagi ja Venemaa teravilja eksport selles samas sadamas on vähenenud 1/3 võrra. See tähendab, et venelased ei peaks lootma, et neil õnnestub koostööga Kasahstaniga end kaitsta. Ehk siis tankerite pihta ei löö, KTK-d ei ründa, kõige muu pihta lööme. Nii et kui kõik see kokku panna, siis pilt on järgmine. Ukraina näitas unikaalset operatsiooni Neptuni rakettide ja Poljanitsia reaktiivsete droonidega Venemaa viimase suure mereväebaasi pihta Mustal merel. Samal ajal halvates 1/3 selle riigi teravilja ekspordist ja jättes linna veeta. Ja samal ajal seiskus augustis juba 4. naftatöötlemistehas iseenesest, ilma igasuguse seoseta Novorossijskiga, sest ka sinna jõuavad löögid. Ja see kõik toimub USA asepresidendi telefonikõne taustal, kus ta isiklikult palus just selles sadamas rünnakud lõpetada, lihtsalt teist tüüpi sihtmärkide suhtes. Lühidalt, ameeriklased palusid mitte puutuda tankereid ja mitte puutuda KTK-d. Aga sõjaväebaasi, vilja ja vett metsikutele venelastele, tundub, et keegi ei küsinud. Seetõttu me jätkamegi selliste löökide andmist. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!